Tervist, täna on 28. juuni ja Risto Rank Farming kanal. Kell on umbes 10, seega tund aega on aega inimesteni. Ja see lootes, et kui teeme avamise ära, siis läheb niimoodi, et vanarada pidi edasi, et ma saan teha 2 videot nädalas, siis oi, see pole võimalik lihtsalt. Sellepärast, et me tegelikult kordagi ei arvanud, et meid võetakse nii hästi vastu. Meil käib fantastiliselt palju inimesi, see on ju muidugi kasulik, see on hea, see on see, mis aitab meil talve üle elada, see aitab loomadele teha paremad kodud, see on see, mis hoiab need loomad tegelikult nagu tulevikus elus on ja kui aus olla. Aga me ei ole arvestanud sellega, et inimesed tõesti tuleb nii palju ja siis meil on tööjõupuudus. See tähendab seda, et ma lihtsalt ei saa võtta kaamerat kätte, minna filmima ja teha stuudios videot, kui ma tean, et Mirge ja Mirge õde näiteks on kohvikus ja nad lihtsalt rabavad ennast segaseks ja neil tegelikult on abi vaja, sest nad kahekesi ei saa hakkama või ei vea välja, sest lihtsalt ongi tööd on nii palju. Seega siis ma olen lihtsalt kohvikus ettekandjana ja täpselt nii nagu inimesed, kes on käinud ja on näinud, kes videosid vaatavad, et näevad, et ma olengi rakkes nagu hommikust õhtuni täpselt samamoodi kohvikuga või siis kuskil loomadega niimoodi, et ongi ainult jooksmine. Et siis nemad saavad aru, et miks ei ole videosid vahepealt tulnud. Aga ma mõtlesin, et täna hommikul ma lihtsalt filmin natuke seda teile, üritan seletada, mis toimub. Et lihtsalt ongi, meil on, kuna on käima lükkamise aeg, siis me ei osanud eeldada midagi, siis meil ei ole varutud töölisi, kes on kohvikus või kes klienditeenindajaid, et me näeme alles praegu, kui palju on tegelikult töökoormust, kui palju on vaja abilisi ja kõik see, et lihtsalt nii on käimalükkamise aeg, et ma üritan nii palju kui vähegi võimalik filmida, näidata, see on niimoodi, et praegu seisuga ma olengi olnud täpselt samamoodi kohvikus abiks päeval 11-st 6-ni, siis tuleb alles lõunasöök või hommikusöök, kuidas kunagi, vahel ei jõua sedagi ja siis ma üritan natukene ehitada õhtul, teha midagi, sest meil tegelikult oli ju see, plaanid on kõik pahupidi, see, mis ma tahtsin teha, on muidugi juba aknast välja lennanud, aga ma üritan õhtuti peale 6 umbes 7-st hakata tööle ja siis teha natukene seega, sest meil on vaja surrikaadid saada võimalikult ruttu õues, nemad tahavad ka päikese kätte ja praegu nad on toas. Et surrikaadid saaks õue, siis ma olen jõudnud praegu seisuga surrikaatide aediku ja majaga siis nii kaugele, et maha on märgitud, kus tuleb aedikosa. See tegelikult tuleb ruutmeetritelt isegi natuke vist suurem kui rebase puur, aga sinna on täpselt samamoodi kivid on ääresid, on näha nüüd, kus siis see aedik tuleb ja siia alla tuleb täpselt samamoodi siis see võre, kus nad ei saa läbi kaevata ennast. Võre ei jää absoluutselt näha, sest tegelikult surikaadid tahavad kaevata ja ma pean vedama nüüd igal pausil, kui ma vähegi saan, siia kruusakihi korraliku, siia tuleb vähemalt 20 senti kruusa igale poole kivideni on ja siis veel keskele suure munnik niimoodi, et nad saavad kuskile uuristada, kaevata ja sinna paneme kännud pakud, nii et nad saavad meil otsa minna. Üldiselt see ei tule kõrgem kui see aknani, selles mõttes see aedik, sest nad ei hüppa, kui ääres ei ole mingeid asju, mille pealt nad saaksid üle ronida. Ja siis see tuleb siis nagu niimoodi, et laudadest, siia tuleb karkass, lauad äärde ja 2 vaateakent niimoodi väikestel lastele, kes siis üle ei saa vaadata. Ja see mõttes see tuleb üliäge aed, mul on nagu täiega ootusärevus, hullult tahaks ehitada seda, aga lihtsalt ei jõua. Ja siis siin on nende majaga on niimoodi, et ma eile õhtul lõin siis selle seina ära õhtul veel ja üleeile selle, et see ei jõuagi rohkem päevast teha, kui ainult pool seina on, midagi ei ole teha. Ja siis siin on niisugune süsteem nüüd, et siia tuleb 2 akent. Üks pool siis tuleb ju ahvid oma, teine tuleb surikad oma ja need aknad, paketid tulevad siia korralikult. Need tulevad selle jaoks, et siit hakkab päikesering läheb talvel, siis lähme siia poole, siit poolt niimoodi ja et päike paistaks neile aknast sisse. Siis surikad aken on madalam, et nad saaks päikest ja siis ahvid oma on kõrgemal, ehk siis need ei ole vaateaknad. Aga vaateaknad tulevad siis meil siia tahapoole, siin on ühe kõrguse peal, et siia poole täpselt samamoodi, et soe peaks tulevad mõned paketid, aga need on siis need aknad, kust inimene saab sisse vaadata. Et kui talvel nad sees on, siin on ahvikesed ja siis sealpool
on surikaadid. See maja läheb pooleks, siis neil on talveks vabalt piisavalt ruumist, meil on ainult 2 surikaadi ja 2 ahvi, et siin on tegelikult piisavalt ruumi ja see tuleb siis nagu siia vahele ja ahvidele tuleb siis siia tunnel, et nemad lähevad mööda võrgustunnelit oma puuri, saavad minna täpsel hetkel, kui südal lustib ja surikaadid hakkavad siis sealt, sinna tuleb alla auk ja sinna saavad minna siis sinna oma aeda. Ja et siis saame ühe kütmisega saame 2 liigi loomi nagu köetud talvel, et see on nagu tähtis, et peame mõtlema kokkuhoiu peale ka kogu aeg. See tuleb korralikult ära soojustada, põrandale tuleb soojustus, seinad tulevad soojustusega, noh, see on täis laks, on ju. Et see tuleb soe maja. Teine maja, millega me oleme jõudnud nii kaugele, mul on ju Aivo kabis, Aivo teeb, vahepeal saab mul lihtsalt mõõtude järgi tükke valmis, panen talle mõõdud kirja, mis tükid peab saagma ja kui palju, siis ta saab valmis ja kui mul on hetk, siis ma tulen lasen lihtsalt kruvin kokku need ja siin on siis kängurude ja siis Maara on ka siin, on ju, kängurude ja Maara maja, samamoodi tuleb soojustatud ja kuigi need kängurud ei karda niimoodi külma, siis ma soojustan ikkagi täpselt samamoodi ära, et teen põranda soojustuse, seinad, kõik muud asjad selle pärast, et oleks soe koht olemas igaks juhuks, sest vahel on mingid töbid, mingid asjad, siis peab rohkem soojas, siis meil on hiljem nagu lihtsam, parem teha alguses kohe hästi ja siia tuleb siis niisugune suurem natuke pakett, aga üks aken mitte vaatamiseks. Ja see tuleb, maja tuleb, tegelikult on mõõtudelt, põrandamõõtudelt sama suur nagu need, aga ta on natuke kõrgem, sellepärast, et ongi, kui põrandale panna veel soojustus ja siis uus põrand peale, siis ta tõuseb ja siis, et oleks nagu mõistlik sees kõndida ka, siis ta on natuke kõrgem kui teised, samamoodi Nafi oma ka. Ja siis selle uks tuleb sinna taha külge, need on nagu teistpidi, aga mõte on kõigil sama, siis et tagantpoolt saab siis toimetada, on ju, ja siis selle uks tuleb siis sinna poole. Ja kängurude enda uks tuleb, luuk tuleb siis siia kohta ja inimest uks siin ja siis kui sisse tulla ja tahad neid näiteks püüda või vaja midagi teha, siis tuled siis uks sisse, paned selle uksi kinni ja siis neil on võimalus olla siinpool nagu peidus ja siis me saame nagu nad ilusti kätte, et ei ole traumeerimist, kui me paneksime ukse siia poole, tuled sealt sisse ja nüüd pood kohe siit välja, et noh, selles mõttes tuleb kõik siuksest ka läbi mõelda, et kuidas teha siukseid vettšekke ja siukseid asju, siukseid talitusi nagu lihtsamalt, on ju, et kõigepealt peab mõelda vaikselt. Aga praegu seisuga ongi, et enne avamist nüüd, me oleme iga päev lahti. Enne avamist on meil veel abis Külli täna, õnneks Külli teeb praegu, koristab aedasid, ta on seal taga, ehk siis meil on nagu, nüüd on nagu tööd on nagu nii palju, et tegelikult me otsime endale praegu veel ühte klienditeenindajat, kes tuleks meile suveperioodiks, sellepärast, et täna on õnneks Mirgeöde, kes tuleb meile selles mõttes nagu täiskohaga, täiskoormusega tuleb Mirgeöde meile, Külli on täna kohvikus abis ja Mirge ise ka ja kui juhtub, sest täna on juba kolmapäev, et on vaja, siis ma lähen ise ka veel, aga ma loodan, et täna on seal 3 inimest olemas, et ma täna ise ei pea minema, seega ma saan panna selle video kokku ja ma saan natukene ehitada edasi, kuigi kui tuleb palju inimesi, siis ma jälle mingi kompressoriga ja segumasinaga tööd teha ei saa, sest lihtsalt see pole mõeldav, et siin on massides inimesi ja siis ma lihtsalt läristan ja möllan seal, et see nagu võtab kogu selle mõnu inimestele ära sellest, et nad saavad siin loomi rahulikult vaadata. Ehk see peab tulema ka hiljem, aga võib-olla me saame teha mingit söötmeid asju, sest neid on vaja ka teha ja kõiki muud maintenance'i tuleb ka teha. See on selles mõttes, et eile olid vutitibud koorusid, ühed vutid tuli ära transportida ühest puurist teise, siis kolmandat vutit tuli panna, sorteerida, emast lisada eraldi, et noh, sükest tööd on nagu kogu aeg, mis on ju tegelikult igapäevane. Õnneks meil on nüüd Aivo igapäevaselt siin. Mirgeöde nüüd tuleb, kui ta vähegi teisest kohast lahti saab, selles mõttes tema on see lahkumisavalduse sisse, on ja siis tuleb nagu, siis läheb natukene nagu aega ja siis ta saab tulla meile. Et nüüd on kätte jõudnud see hetk, kus asi on läinud nagu päris värgiks ja nüüd tuleb vaadata, et me lihtsalt ei saa enam kahekesi hakkama, et tõenäoliselt on vaja 4 või 5 inimest kokku koos meiega, ideaalis 5 ja pluss siis vahel abitöölised, et äge, tegelikult on ju äge, me oleme ise nagu hullud väsinud aga see on nagu hea väsimus, sest nagu tegelikult asi läheb ju üles mäge ja me teame, et alguse faas on see meeletu pingutamine ja see on kõik sellepärast, et see hiljem töötaks, et me saaks teha seda, mida me tahame. Üks kurb uudis on ka. Kurb uudis on see, et astu sisse aiad me koristasime ära. Mitte selles mõttes, et me neid poleks enam, aga astuda sisse enam aedadesse ei saa. Sest jaanipäevad näitasid, et kui ükstapuha, kas sa paned reeglid kuskile
siltidena reeglid, et inimesed peavad loomadest lugu lootuses. Me oleme väga sinisilmsed, et me loodame, et inimesed nagu reaalselt austavad loomi ja nagu peavad neist lugu. Ei ole seda. Lihtsalt Jaanipäev näitas, et on väga palju neid inimesi, kes ei loe reegleid, nendest ükskõik, lased oma lapsi lahti, ei keela neid kordagi, lubavad loomadega teha, mis nad vähegi tahavad. Seega, tänu nendele inimestele, kes ei saa aru, et loom on elusolend ja et oma jõmpsikaid peaks natukenegi kasvatama. Ma saan aru, et tänapäeval see vaba elu on nagu moes, aga issand jumal, kui mina läheks nende lapsi jalas sikutama ja keerutama ja viskama või mis iganes, siis ma ei tea, kas neile väga meeldiks. Ilmselt ei meeldiks, aga kui on nii vaba elu, võib-olla meeldib ka, aga ühesõnaga meile see ei meeldi. Seega tänu nendele inimestele on astu sisse aiad kadunud, mida me ka kartsime teid algusest peale, sest inimesed lihtsalt ei ole valmis selleks, et nad saavad reaalselt kontakti astuda ka loomaga, olgu kas see jänes või merisiga lihtsalt. Kui ei, siis ei. Seega astu sisse aiad on kahjuks kinni. Kui tulevad need inimesed, kes ostusid endale tükike loomaaeda näiteks jänest aias, siis muidugi minuga koos ma lasen nad sinna sisse, aga igapäevaselt on need aiad lihtsalt kinni nüüd. Ja see on inimeste enda süüni, et ei muud, sest jah, kahju, lihtsalt kahju. Mirgel oli lihtsalt nii kahju, ta tahtis nagu pakkuda inimestele võimalust, nagu, sest ta tunneb ise nii palju rõõmu sellest, et ta saab nende jäneste juures käia. Ja siis ta tahtis nagu pakkuda inimestele see võimalust, et nad saavad nagu pai teha neile või istuda seal aias rahulikult ja oodata, siis jänest tuleb neil ise sülle. Aga noh, mis sa teed? Inimkond on selline, nagu ta on. Me oleme kahjuks muutunud nii kaugeks sellest loomadest ja loodusest, siis peab hakkama rahulikumalt, peab hakkama ikkagi kasvatama maast madalast sellest, et loom on ka elusolend ja me lihtsalt ei saa teha nagu hetkega, ei saa neile lihtsalt anda seda võimalust. Kahju, aga midagi ei ole teha. Aga üldiselt meil on hästi selles mõttes, et me oleme jah, väga väsinud sellest nagu avamisest ja sellest, kuidas see käimalükkamise aeg on, see on loomulik. Me oleme väga tänulikud, et nii palju inimesi käib sellepärast, et see annab meile seda jõudu juurde, et me teeme õiget asja. Jah, tuleb neid kohandamisi teha täpselt samamoodi, et need mingitest aedadest enam ei saa, mingid asjad, väravad tuleb ümber teha, et inimesed saaks liikuda. Noh, sükest asja on kogu aeg, et nagu see nüüd õpetab meile neid asju, mida me enne eeldasime, et saab teisiti. Aga sellest ei ole midagi. Me näeme sama suure hooga edasi ja nüüd isegi kohati tunduvalt suurem, aga sellepärast, et ongi, meil reaalselt inimesed käivad ja tulevad ja tuleb juurde. Selles mõttes kõik, kes ei ole meil külastanud veel, tulge külastage, sest me oleme tegelikult iga päev avatud 11–6 ja see on see aeg, suvi on see aeg. Talvel oleme ka kindlasti avatud, aga mitte iga päev. Aga ma ei oskagi midagi öelda, ma päris ka teen nii palju videost, kui ma vähegi jõuan ja saan. Kui meil läheb nüüd asi nagu rohkem paika, joonde, niimoodi, et kõik asjad loksuvad õigesse kohta, siis tõenäoliselt tuleb neid videosid rohkem jälle, aga see ei tähenda, et me oleks kuskil kadunud ja kõik on hästi, nagu selles mõttes oleme terved, tugevad ja vaprad. Teie olge ka, share, like, jagage, näeme järgmine video ja tšau! Mm-hmm.